Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Alustame! Koomikud ja küsimused toob teieni Optibet. Ja nagu meil ikka saatele kohaselt, minu nimi on Kaspar Kikervill, mina olen tänane saatejuht, minu kõrval nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varma. Oled ka meiega jätliselt üles, väga hea. Ja... no ma tean, et see on sulle tuttav kant, kus me juba oleme, aga ennem, kui me hakkame sellest kandist rääkima, kus me oleme, saame tuttavaks ka meie tiimidega. Minu vasakul käel, nagu ikka, Sander Õigus ja punane tiim! Jeei! Sander, sinu kõrval täna hoopis keegi teine kui varem. Kes on sinu kõrval? See on formaat, jah. Saame ühte moodi aru. Minu kõrval täna siis istub Eesti feminiinkomöödia esivedur ja tütarlaps, kes on võtnud endale südameasjaks tõestada, et leopardi muster pole ainult keskealistele. Maria Sepp. No nii, tere Maria. Aga ennem kui me saame täpsemalt Mariaga tuttavaks, lähme üle sinise tiimi poole. Sinine tiim nagu ikka, kapten Miikal Nema! Jee! Ja Miikal, kes on täna sinu kõrval? Minu kõrval on Hendrik Puntso, endine tippsportlane, kes muutis peale ränka karjääri suuna komöödia peale. Väga hea. Te olete Hendrikuga koos lavalaudu tantsutanud oleme lavalaudu pikemat aega. Käisime tantsutähtedega tegelikult. Ühesõnaga, sa tead Hendrikut väga hästi, milline laval on. Kui sa peaksid praegu kellelegi seletama, kes ei ole Hendrikut varem näinud, siis milline on Hendriku komöödia? Kurat, Kaspar, suu... Ma ikka tulen vahepeal nende küsimustega. Siin on ikka saate nimes on küsimused põhjusega, Kaspar. Sa olete oskad neid küsimuste asju. Hendriku komöödia on selline, teate, ta on selline saare hõnguga, aga natuke sellise pealinna kastmega. Pealinna kastmega. Okei. Lähme nüüd punase tiimi juurde. Hoopis võib-olla Sandri juba natukene vihjes, milline on Maria komedistiil. Aga Maria, kuidas sina kirjeldaksid Sandri komedistiili? Väga professionaalne. Maria, ma ütlen, et Sandri tuur on lõppemas, enam spotte ei ole. Ja alustame uuesti. Kusjuures, ma pean ikkagi, ma jään sõna professionaalse juurde, sest eile ka nägin üle pika aja Sandrit eesti keeles tegemas ja sain inspiratsiooni olla ka ise parem koomik, et väga nauditav ja kõik on paigas, et selline comedy 101 on tema pealt õpitav väga hästi. Sander, kui mugav oli praegu? Väga. Ma olen rääkinud, et ma muudan oma lava nime varsti fenomeniks, nii et see on see, mida ma teen. Nii, fenomene Meema on valmis. Kas me läheme edasi juba küsimuste juurde? Ja lähme järgmise fenomeni juurde. Oota, aga see Lasnamägi meil. Täpselt, me tahtsin ju rääkida, me ju Lasnamäest ei rääkinudki. Me taust täna, kui me vaatame seda suurt pilti uuesti, me oleme ümbrisetud Lasnamäest. See võib olla ka Mustamägi tegelikult. Sina tead seda vahe, sina oled Lasnamäel üles kasvanud. Olen. Mis on sinu lemmik, võib-olla kõige vähem räägitud ilus osa Lasnamäest, mida ei tooda piisavalt esile? No seal on üks kõige suuremaid, tegelikult Eesti kõige suurem meteoriidi jälg on seal, mitte siis nagu kraater, vaid jälg. Ja see on praegu, kui te lähete, see on Bauhausi parklas, on seal väikene sillikene seal kohas, kus see maandus. Ja täpselt nii igav ongi Lasnamägi. Aga läheme nüüd küsimuste juurde. Mis on esimene küsimus? Kui me Lasnamäest räägime, siis tihtipeale inimestel on Lasnamäega eelarvamused. Üks põhilisi eelarvamusi, mis on millega mina olen kokku puutunud õigemini Lasnamäe puhul on see, et see on ohtlik. Seal on palju illegaalset tegevust. Aga... Mis mõttes eelarvamus? See on umbes sama. Inimestel on nagu eelarvamus, et vesi on märg. Sest ta on. Aga kui me lähme suuremasse plaani, minu esimene küsimus tegelikult, me lähme korra Lasnamäelt eemale, et tulla tagasi Lasnamäele. Mida illegaalset teevad ahvid Indoneesias? See oli kõige parem üleminek meie saate ajaloos. Me jõudsime Lasnamäelt ühe lausega sujuvalt Indoneesiasse. Muudame taustaga kohe. Aga pane küsimus korra veel, see oli liiga hea üleminek, ma ei pannud isegi küsimust tähele. Mida illegaalset teevad ahvid Indoneesias?
Kellele see küsimus on? No see ongi... See on siin formaadis hästi segane. See ei ole segane, see on ilmselgelt loogiline, kes esimese rääkimine hakkab, kes tahab võtta selle... Mina käisin Indoneesias 6 aega tagasi, tulin tagasi sealt. Ja mida ahvid sulle tegid? Ja ma käisin küll ahvi metsas. Seal olid ahvid väga nagu tsiviliseeritud ja ei saanud korda pahandusi. Nad ei tükkinud inimeste ligi ja ei teinud ühtegi kuritegu, aga seal on veel kohti, kus on väga kelmikad ahvid, kes saadavad korda kuritegusi. Milliseid? Kui ma peaksin midagi pakkuma, siis see on ikkagi varastamine. See on osa sellest. Aga see ei ole see põhiline. See ei ole see, mis ma ütleks selle kuriteo nimi on. Nii et selle vihjega ja lähme üle juba sinise tiimi juurde. Varastamine on osa sellest, aga mitte õige vastus. Kõlab, et nad varastasid Maria südame rohkem. Võtta, kas see on nagu, et midagi konkreetset, siis mida varastatakse nagu? Jaa, nad varastavad kindlaid asju, aga siis seal on midagi juures veel. Varastavad. Nad kõigest ei varasta, seal on midagi juures veel. Nad teevad mingi kuriteo nagu veel. Mida saavad ahvid veel teha siis? Ja kui sa oleksid ahv, mida sa teeks? Avalikus kohas enda paljastamine on paljudes kohtades illegaalne. Paneks seal müüri lihtsalt. See on see, mida sa teeks. Kohas, jõudsime sinna. Jõudsime, iga episood me mõõdame, kes esimesena suguti välja võtab. Esimene küsimus. Aga see on millegipärast alati Miikeli tiimis on see. See mõõduvõtt, see oli nagu Mattiasega väga lähedal oli sellele ajale, mis võitis intros kuni selleni, nii et... Samas küsimus oli laetud ja ilmselgelt suunatud seal suunas. Aga ahvid kuna nad loomad, nad ongi naturaalselt paljad, vaata. See ei ole nagu siuke paljastamine, näiteks nagu piilupart Donald on ju, kandis särki, aga pükse ei kandnud, et ta nagu rõhutas oma alasti olekut sellega, oma seksuaalset olemust. Kas see oli vihje? Vahepeal Karl lihtsalt räägib oma maailmavaatest filosoofiat. Kas me oleme küsimusega seotud? Ta annab vihjeid ja eksitab samal ajal. Me oleme Lasnamäele tagasi. Aga lähme varguse juurde. Sa oled midagi varastanud. Mis sa edasi teed sellega? Nad varastavad mobiiltelefoni ja võtavad SMS-laene. Ei no okei, mida nad teevad, nad varastavad päikseprille, seda ma olen näinud ise, kuidas nad varastavad. Indoneesias kusjuures ka. Ta vaatas ühte poolt kasutada. Siis see on illegaalne mulle kusjuures. Tal ongi üks klaas. Aga et varastamine on ilmselgelt õige vastus, siis nad teevad seda. Et nüüd sa tahad lihtsalt midagi sinna juurde saada. Üks asi, mida ma soovitan, ära proovi Karli õpetada. Kas sa oled X-mehi näinud kunagi? Õnneks mitte. Selle prilliga. See delivery on punkti väärt, nii et Karli siin nagu oleks punkti kukkuma. Nii. Mis see illegaalne on, et üritavad edasi müüa neid asju? Kas äkki narkootikume varastavad? Ja teevad ise ära. Mis see topelt illegaalne asi peab seal olema, nagu ma aru saan? Ma ei tea. See on üks kuritegu. Tavaliselt tehakse seda... Vara rikkumine. Informatsiooniga. Tavaliselt tehakse seda informatsiooniga. Meie ühiskonnas. See on ikkagi edasi müümine. Kas just edasi? Tagasi. Nad võtavad mobiiliga seotud siis või? Nagu selles mõttes, et seal on andmed. Kas nad on nagu ära õppinud selle, et nad nagu blackmailivad sind, et nad võtavad sind midagi ära ja siis nad teavad, et sa pead talle mingit triidi kuskilt ostma või tooma? Ma sain õige sõna sealt kätte. Väljapressimine. Blackmail. Varastama ei tea, näiteks mobiiltelefoni, päikseprillid, asjad, millele nad näevad, et on väärtust, fotokaamerad, sellised asjad. Ja siis seal on kindlad küpsised nendes kohtades ja siis nad küpsise vastu annavad selle tagasi, siis tuuakse nagu teised ahvid. Eks konkreetselt küpsise vendi ahv on nagu kartelli moodus. Üks müüb, teine teeb, raha liigub, kõik on õnnelik. Väga vähe. Koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet.
Nii, esimene küsimus tehtud, nüüd saite formaadist aru, mõttekas ongi arutada vahepeal Saite formaadist aru. Kuidas öelda viisakalt, et tehke midagi teistmoodi? Ma ei hakka, umbes nii ta läks. Saite formaadist aru, paneme nüüd kaamerad käima. Nii, prooviküsimus on tehtud, ei muidugi. Lähme nüüd teise küsimuse juurde, Karl. Tuleme Lasnamäe juurde tagasi. Nüüd oleme tagasi Lasnamäe. Jaa, me korra läksime ära. Me näeksime suurt pilti. Me vaatasime suurt. Aga Lasnamäel oli tuvionu Oleg, kes pidas Lasnamäel üle 80 tuvi. Meie oma Mike Tyson. 6 erinevast liigist, tema sõnul. Kus ta seda tegi? Kus sa Lasnamäel? Lasnamäel ja mis nagu spetsiifiliselt oli Lasnamäel, aga nagu milline see hoone siis oli? No, Või koht? me tahaks öelda, on ju, et maja katusel oleks normaalne inimene, aga ilmselt siis ühetoalises üürikorteris. Esimesel korrusel. Liftis! Liftis, iga kord lähed luustad 80 tuvi korraga näkkuni. Võin öelda, et see ei olnud lift. See on lift. See oli piisavalt suures kohas, et ETV tegi temaga lausa intervjuu. See on siiamaani vaadatav 10-minutiline huvitav intervjuu tuvidest. Nii, see ei olnud lift, mida arvab, et siin... Kus arvab, et siin... Mis te arvate, kus kohast neid tuvis üleval peeti? Mis hoone? Mis koht? Mis koht? Jah, see koht, hoone, Tahab aadressi mingi. Lindakivi 17 A. Mina tean Lasnamäelt ainult seda Pae tänava pommimeest. Ei olnud sama inimene. Ma arvan, et need lood ei ole seotud midagi. Tegi niimoodi, et pommid kandiski tuvidega lihtsalt. Põhimõtteliselt, mida Puntso tahab, on, kas me võime esimese kõne sõbrale ära kasutada. Kui me saaks tema käest nagu sellise väikse vihje. Me saaksime Tallinna vanglasse ühe kõne Võin öelda, et neid hooneid oli vanasti palju rohkem 90-ndatel. Ja see, ehk siis see, kui mina üles kasvasin. Kas see oli mingi katlamaja? Aga siis nad läksid... See mingi õues garaažiboksid või? Nüüdseks on need kohad pankrotis või nagu... Pankrotis, okei, see peab olema mingi äri moodi tegevus ikka. Mis vanasti oli? Mis asju vanasti aeti? Punane tiim teab, et te teaksite, punane tiim juba teab, nad on väga kindlad vastuses. Surve on peal. Ei, ma ei tea, võtta. Miika, sa oled targem. Kes seda teab, mis vanasti Lasnamäel olid? No, Miikael on minu kodu juures Lasnamäel käinud küll. Jaa. Kellegi autos. Jah, aga nüüd ei, pankrot. Mulle see pankrot ütles pankrot, ma arvan, et see on suur vihje tegelikult. Mis asi saab pankrotti minna, see peab äri olema siis. Mis äri? Mis hoones? Kus kohas on äri? Mis äri Lasnamäel aetakse? Mõelge, mis äri Mis küsitlus praegu? See on nagu Maksu- ja Tolliametis Miikael. Mis äri on? Millega läksid? Pankrotis, jah, mis sa tegid? Mingi pandimaja või lihuniku äri või pagarikoda või... Kuskil keldris. Kell. Nii, aga mis äri see võib olla? Tema pakkusid pööningul, kas te ütlete keldris? Kelder saab pankrotti. No ütle mitte pööningul, ütle kaklusel. Aga siis peab äri olema. Aga mul ei ole paremat, ma panekski mingi pandimaja siis, aga ma ei kurat ei usu, et see nii spetsiifiline on. Puukuur. See on spetsiifilisem, kui te arvate. Kas... Pandimaja spetsiifilisus on õige, aga vastus on vale. Nii, et me lähme nüüd üle punase tiimi juurde. Mina tahaksin praegu karjuda see telefoniputka. 80 tuvi, 6 eri liiki väidetavalt. Jah. ETV käis Siis üks inimese suur see... Sest need, mis on meil kadunud, on telefoni, need on ühed asjad, mis on kadunud. Võib-olla väike vihje siin. Nii. Valuutapood. Seda intervjuud sai selles kohas sees teha. Nad tegid selle väljas, aga nad oleks sinna sisse mahtunud seda tegema. Ja nad näitasid neid tuvisid seal sees. Siis ma ei tea. Ja see on seotud pandimaja mingi... Ei ole. Pandimaja konkreetsus nagu näitena. Teie vastuses pool, seal oli üks õige sõna oli sees. Maja. Lihtsalt siis nagu putka. Kuradi putka nurga peal, kus sai putka asju. Mida sai putkast osta? Õlleputka. Õlleputka on õige vastus. Oppa, nii. Jah, see kiosk nagu. Meil saarge peal oli kiosk selle kohta. Kundad tulid uksest sisse, Õlleputka. aga see saade, me oleme nüüd saanud aru, kuidas kõik toimub, punktid jagunevad, aga see saate põhiline eesmärk on tegelikult mitte kaotada. Sest et siin saates me ei anna auhindu mitte võitjatele,
võid kohustusi kaotajatele. Meie saate peasponsor on OpTibet. OpTibet tahtis panna suured vägevad auhinnad välja. Me ütlesime, pole vaja, meil on koomikud külas. Nemad ei vaja seda, neil on raha piisavalt. Ja siis me tegime hoopis kokkuleppe, me käisime OpTibeti kontoris ringi, kogusime mingit vana pahna kokku ja kaotaja siis saab endale mingi asja OpTibeti kontoris, mille ta peab kaasa võtma ja enda omaks võtma. Tänane mäng käib siis muidugi Võileiva grilli nimel. Et siis kui te kaotate, siis te saate endale vägeva võileiva grilli. Ma tahaks seda. Mitte õiget vastust enam. See on olnud muidu katkine printer, mingid monitorid. Mis sa tööd nagu mul lemmik köögimasin. Ühesõnaga, null õiget vastust. Nii palju võin öelda, et üks osa ei tööta. See on ju kõigil katkis, sa panid liiga suure võiku, proovisid vahele panna ja see murdus ära. See läheb esimene päev ka. Ja, aga nüüd sa lihtsalt teed niimoodi, et sa hoiad kogu aeg. See elevus, mis tuli punasesse tiimi, on põnev. Aga ühesõnaga, OpTibet on pannud auhinna välja, täna on see võileiva grill. Läheb kaotajale, kes kaotab, saab selle endale. Loistame juba laual, aga... Üks saab selle teist, meil on üks võileiva grill, nii et... Me laename üksteisele sõbralikult. Nad peavad nüüd kokku kolima. Ei, see ei ole kosja saade, see ei ole kosja saade. Päevadel saab Maria saia, paaritutel päevadel saab mina saia. Lihtne. Väga hea. Sama lihtne on võib-olla ka meie kolmas küsimus, nii et läheme kolmanda küsimuse juurde. Hästi palju aega kulutame selle masina logisti peale edasi. Siis siin tiimis on rahadega hästi. Teistel inimestel pole lapse kasvatus küll nii hästi jaotatud, kui teil võileiva grill. Seda on kihvt näha. Aga lähme kolmanda küsimuse. Koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet. Lähme ühe siukse levinud Lasnamäel juhtunud olukorraga juurde, kus Lasnamäel oli üks mees, kes käis veits liiga kaua, oli joomas käinud ja siis hommikul naine läks tööle ja lukustas mehe 8. korrusele korterisse, et ta jooma ei läheks. Kuidas mees kiirabis lõpetas? Hüppas alla ilmselgelt ju. Ma just tahtsin küsida, Kaarl, kas see on lugu sinust ja sellest, kuidas sa läksid lahkumiseks? See ei olnud ma elan 8. Karlil on see naine, ta on siis selline. Sest ma olen näinud sind lonkamas, ma olen kuulnud, kuidas see põlv nagiseb, seal peab nii story olema. See on teie lugu. Aga sai sinu sellepärast, et ta oli lukus korteris. Ei, 25 aastat oma keha väärkohtlemist. Jälga. Okei, sulgeme selle teema. Selles mõttes, et see on teine saade, kus ma peaks faktidest punkte. Aga ma ei taha. Sind oli nii palju juba. Anna võib-olla tuleb siniselt tiimilt mingi mõte. Aga kas me võtsime nende pakkumisena ja see hüppas aknast välja ja see oli vale? See oli vale. Selles mõttes, et seal oli õigeid elemente olemas. Aga see ei käinud päris niimoodi. Iga vihje ei ole vihje. Tegusõna oli vale ju. Hüppas, ta tegi ilmselgelt selle linadest endale nagu filmides. Lendas aknast. Ei nagu selle, vaata, et ta sai alla tulla. Et voodi linast hakkas nagu... Ja siis seal juhtus midagi ja ta ei kukkunud tehniliselt. Ta ei hüppanud. Hüppanud, jah. Aha, oota. Ja ta ei hüppanud. No lendamine on üks variant, on ju. Kuidas mees lõpetas kiirabi, siis on jumalne. Mingis mõttes iga Lasna lugu. Selle peal märgin klassikaline lugu. No ta ei joonud, sest ta ei saanud juua. Seda ei ole tegelikult mainitud, tal võis kodus ka juua olla. Tähtis oli, et ta jooma ei läheks teistega. Okei. Äkki naine kodus lubas juua. Kõva. See oli ukse keel. Ja see mees tuleb, räägib nüüd ise. Minu isa! Kui vahetajatele on segadus, me käis ukse kell vahepeal ja see sama mees seekord on jõudnud 5. korruseni, kus me filmime, nii et... Aga mis te arvate, kuidas saab olla 8. korruselt? Ja uks ei tulnud lahti järelikult aknast. Nii, ja kuidas ta aknast alla sai? Hüppas on kõige loogilisem vastus. Mis on teine vastus? Te olite lähedal. Kuulge, meie kord on juba. Ta hakkas ronima sealt välja mööda neid Lasna rõdude trelle. 80% õige, aga mitte päris. Neil oli väga õiged mõtted seal vahepeal, aga nad ei formuleerinud vastust ära. Palun tahaks tehnilist punkti, kui sa küsid, kuidas ta lõpetas kiirabis, siis pakun sellili. Sellest tahaks ühte tehnilist punkti. Aga kuigi nad olid lähedal, siis ma arvan, et sinu vastus tegelikult oli õige. No, kui mina tahaks jooma minna sõbrannadega ja mu mees paneks meid luguda, mida juhtub
täna ja homme ja siis ja kui ma olen luku taga, siis ma olen loominguline inimene ehk ma nagu põgeneks rõdu kaudu naabrite rõdule. Nii? Ja siis ma saaks naabri käest, kui ma oleks mees, ma saaks peksa, aga mina saaks midagi muud. Ja mida sina naabri käest saad? Pika pai. Aga ma pakun, et see mees siis sattus nõnda konflikti ja talle kutsuti seejärel kiirabi. Väga hea teooria, väga hea lähenemine, täiesti vale vastus. Vale vastus, ma arvan, ma ütlen õige ära ka. Ma annan teile pool punkti, sest teil käis see läbi. Oota, teil oli 80% kuidagi. Ja. Te olite 80% seal. Õige vastus on see, et ta tegi linadest endale nööri. Ja läks sellega välja. Ei pakkunud välja. Ma ütlesin. Te ütlesite, aga pakkumine tuleb formuleerida. See ei saa niimoodi, et sa loomid kõik maailma sõnad ja siis ta nagu word search'it otsib sealt õiget vastust. Mis ta tegi, see mees tegi niimoodi, et ta tegi selle linadest nööri. Ta oli selle moodi sulge, et see nöör läks ainult 5. korruseni välja. Aga ta oli juba 7. see rebenes. Nii et ta kukkus põõsasse. See oli lihtsalt hakkast väljas ja see rebenes põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt küll, aga ta jalutas ise kiirabisse. Ei no klassikaline juhtum. See on Lasnamägi. See oli minu kõrval majast ainult. See oligi tegelikult Karl, aga... Kui mina olin noor, siis meil Anne linnas kooli kõrval üks poiss jäi lifti šahti ja siis sai liftiga pähe. Ja jalutas ka ise minema? Ei jalutanud, aga see poiss, kes liftiga alla sõitis ja terve elu jalutab niimoodi, et ta on seda krõbinat kuulnud oma kõrvades. Ja meie lahutuslik saade jätkub! Ma läksin ühele sõbrale külla ja siis ta elas 7. ja küsis, miks meil liftiga ei lähe. Siis ta ütles, et on üks lugu, et lift ei tööta paar nädalat. Aga lähme sealt siis rõõmsate Lasnamäe uudiste poole edasi. Me mäletame Paetänava pommitajat. Punso teab väga täpselt, see on üks tema tugevusi, ma arvan, et kuule nüüd hoolega, see küsimus võib olla sul. Ja me teame seda lõhkainet dünamiiti ehk TNT-d, eks? Absoluutselt. Vale miinus. TNT ei ole dünamiit. Väga hea. Ongi loll. See on ei ole mingi akme multik. See on erinev see. Aga millega põhjendatakse seda vale arusaama, et kõik mõtlevad, et TNT on dünamiit. Kuigi see on väga erilised sellepärast, et TNT on väga, mitte väga, aga palju stabiilsem lõhkaine, seda saad kuumutada, mis iganes. Dünamiit põhimõtteliselt kuuliga tulistad, buum, kukub käest, buum, kuu aega seisab, buum. Et see on erinev. Kus kohast tuleb erinevus? Mitte kust tuleb erinevus, mis on see, miks arvatakse, et sama on? Mis on see põhjus? Keegi sai küsimusest aru või? Nii, peale neid andeks omavahel. Miks TNT-d ja dünamiiti peetakse pärast? Nagu ikka filmid ja multikad tekitavad mingisuguseid fakte samamoodi nagu see kuradi südamerütmimasinast on tehtud elustamismasin ja nii edasi, see on multikate pärast. Paneme lukku. Palun. Ja see on õige vastus! Õissa! Juhu! Täpselt nii südisetakse multikaid, eriti Bugs Bunny multikat, sest seal oli kogu aeg jah, see sama. Põmm. Me ei taha siis seda võileivamasinat ikkagi. No, ostame korra. Te tahate seda võitu vist rohkem praegu, aga nii, et teie kord on nüüd võtta initsiatiivi ülesse, järgi tulla, kõik on veel mängus. Järgmine küsimus. Koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet. Lasnamäe, ma küsin kõigepealt sellise küsimuse. Mis toonides on Lasnamäe lipp? Kiir küsimus. Jesus Christ. 2 värvi on Lasnamäe lipul. Ei, 50 halli. See ei olegi Venemaa lipp või? Venemaa lipp on kõigest meie saatevärvid, aga... Seal peab olema. Ma millegi pärast mul viskab nagu rohelist sisse, aga ma ei tea. Sa räägid nagu mingi ennustaja. Mul viskab. Kust tuleb seda rohelist? Penki Hendrik on kohe. Valget viskab ka. Et mina ütleks roheline ja valge, aga mul ei ole nagu mingit tõepõhja sellele. Mikael, kui sa mõtled Lasnamäe peale, sina põline Tartumaa poiss, tulid Tallinnasse, õppisid kõik lipud selged. Kõik linnaosad on selged, kõik lipud on selged, linnaosa vanemad on selged. Mis lipp on Lasnamäe? See on kiir küsimus, ma lähen päris küsimuse juurde, et sa võid lihtsalt ma isegi ei teadnud, et Lasnamäe lipp on, aga see ei... Sama värvi, mis Tallinna lipp? No siis mul on ka alati roheline ja valge kuidagi Tallinnaga. Roheline valge, mis sipult tuleb? Mis on Tallinna lipp? Tallinna lipp. Nii, mis värvid? Teab.
valge taust, kuhu on suur kakajoonist tehtud. Pruun ja valge. Igavast on sinine valge. Miks sa öelnud? Ja vapp on samades toonides ja vapi peal on Mäluslõvi. on tegelikult täht. Täht, mis sümboliseerib Eesti siis ühte tuletorni, aga ka ühe tähtpäeva puhul seal alustatud tuld, mis siis viidi edasi. Kas keegi teab, mis see tuli on? Kes tahab minna? Nii, Maria tahab vastata. See on see olümpiatuli. See on hea pakkumine ja sa olid tõesti entusiastlikult. See tundus nagu sa teaks, aga see on vale vastus kahjuks. Nüüd ma tean. Nüüd sa Sul on lihtsalt rets kolmnurk võiku isule. oota korra, anna hetke Puntsole, anna hetke eemale, las nemad vastavad ja siis tuleb teie kord uus. Küsimus oli, et mis täht on või? Ei, täht ja mida see sümboliseerib? See täht vapi peal. Võib-olla väike vihje ka sinisele tiimile nüüd. Täht ja muidu ma oleks öelnud nagu Z, nagu zebra, vaata, et suur Z-täht. Aga see ei ole vist küsimus. Vihje teile on see, et see sümboliseerib selle, Lasnamäel on ka selle nimeline park, selle siis üritus. Mõelge kõikide parkide peale, mida te teate Lasnamäel ja pange vastus. Ma tean Paeparki. Paeparki teame meie. See on ajalooline sündmus. Mis parki seal veel on? Ajalooline sündmus. No olümpias ei olnud siis mingi laulupeo park või? See läheb ka Lasnamäe alla või? On laulupeo park või? Laululava park. Ja mis, ongi see laulupeo tuli siis või kuidas seda nimetatakse? Olümpia tuli, ütleks mõni, aga... Jüriöö ülesjõudu tuli. Jüriöö park, seda ei ole seal. On teil mõni parem või panete selle lukku? Mis see laulupeo tuli on, mida nad süütavad iga kord? Kust, kas see tuuakse ka olümpiamäelt? Olümposelt? Mingi regi tuli. Ongi laulupeo tuli, kes te olete haiget peast või? Muideks, jaa. See on ebaviisakas, et teevad. See on valus punkt. Võtta üks punkt maha. Seda küll solvumise eest võiks võtta. Nii, aga mis? Laulupeo tuli. Laulupeo tuli. Võime öelda, et see on vale vastus. Võime öelda ka, et õige vastus on siit laualt läbi käinud. On küll, jah. Mis on õige vastus? Siit, milliselt laualt see vastus läbi käis? Ei, no ilmselge Jüri Öö ju, siin ei ole ju küsimus. Tõesti see on. Jüri park on olemas ja see oli Jüri Öö tuli. Sait oma kaotatud. Ma ei päev. Откуда я знаю Jüri Öö park? Lasnamäel taotlasi Juuri park, aga me oleme õigel läinud. Meie põõsas sõpradega Jüri Öö park. Aga ma isiklikult, olles Lasnamäel üles kasvanud, ma arvan, peaksime võtma inspiratsiooni ühe teise riigi lipust. Riik on Mosambiik, kus on peal siis vapi peal on, seal on nagu vapp ka lipu peal, nagu osadel on. Seal on peal raamat, mille kohal on kõblas. Ja mis on see kolmas asi, mis seal peal on? Raamat, kõblas ja mis? Jah. Mosambiik. Sellega on see riik üles ehitatud. Raamat, kõblas ja see kolmas ese. Mis on see kolmas? Ese. See on ese. Okei, nii, mis on nende siis haridustöö ja mingi kolmas oluline mingi postulaat, mis nad panevad. Aga kas see on mingi perse, kas see on mingi kultuuriline asi, kas see on mingisugune mingi sõna, kiri, kas nad on risti? Kas nad on usklikud? Kindlasti on. Vihjed. Veel ei saa. Vittu. Te hakkasite vastama. Mis see oli võluvidu? See oli teine saade. Su mõttekäik oli väga õige. Ei, no ilmselt. Jah. Mõttekäik oli väga õige. Oota, aga ütle mingi suva asi, siis me saame veits mõelda, kuni nad valesti vastavad. Raamat, kõblas ja... Need on nagu risti seal peal. See kõblas ja see teine objekt. Nagu sipp ja vasaraga kõblas ja... Jah, kui sa vapi äkki aitab visualiseerida, äkki oled näinud kuskil seda. Tuleb mingi pakkumine siit. Haamer. Oda. Need on sõjakas rahvas. Kumb siis? Ma ütlen, et mõlemad liigume edasi. Elame sinise tiimi Üks poole. oli õige, mu teine.
üks oli õigem kui teine, mõlemad kas see on raamat? Kas see on raamat või see on mingi koraan? Raamat on all lihtsalt, nad ei ole täpsustanud, mis raamat see on rohkem see kombinatsioon nagu sirp ja vasar, vaata, aga üks on kõblas ja siis kuna Karl ütles, et Lasnamäele sobib, siis meelde teine on nõel või midagi. ja. Oota, aga see on tõenäoliselt mingi väga vana... Ja nad ütlesid, et haamer on lähedal, mis see on, see ongi vasar või? Ütle haamri sünonüüm mõni. Ütle mõni Saare haamer. Labidus. Ma ei tea, aga Labidus. Aga mõelge mingi loogika. Saaremaal lahendate labidaga asju. Aga mõelge mingi loogika sinna taha. See oli äge mõte punased inimesed. Läks ajama mingit loogikat, miks on raamat seal, miks on kõblas seal. Mis see kolmas asi on ja miks ta võiks seal olla? Nii, raamat, kõblas, jah. Kõblas on nagu maa üles harimine, raamat on haridus on ja see kolmas on sõda. Ja siis on kirves või mõõk või... Ma võin anda ühe vihje veel. Kirves, vaata, see kõlab hästi tegelikult. Nii. Talle ei meeldi. Ja, Kirves. Teate kirve juurde? Ei meeldi. Kehakeeles. Siis on mõõk, jah. Mõõk. Ja mis see põhjus on, miks mõõk on? Sest kirves ei sobinud sulle. Sest mille sellega saab tappa? Okei. See mõte oli väga hea. Vastus iseenesest oli vale. Kas ma võin anda vihjet? See on ilmselt Nõukogude režiimi kõige suurem eksport. Ja siiamaani võib-olla üks. Kõige suurem äratuntavam asi. Laada või? Tõepoolest, õige vastus oli raamat, kõblas ja laada. 0-3. Inimkannatused. Sellega seonduvad inimkannatused. Vanaema pisad. Enne kui ta veel vastust lukku paneme, et aitame. Nende loogika oli õigel teel. Selles suhtes, mis ese, mida nad tahtsid sinna paigutada, aga võib-olla mitte piisavalt hirmuäratav tänapäeva ühiskond. Okei, kahur, hellepard. Esimene pakkumine seal oli päris lähedal. Aga moodsam kui kahur. Püstol siis, Kalašnikov. Aga ongi Kalašnikov. Bazooka. Ei, Kalašnikov. Jah. Palun. Õige vastus on Kalašnikov, AK-47. See on see siis revolutsioon, millega siis see riik tehti, oli suur osa sellest oli... Siis ikkagi sõda oli ühesõnaga kolmas selles. See oli nii hiljuti siis või? See on päris... Kalašnikovid on juba, võiks öelda lausa, see 47 sümboliseerib seda, et see 47. aastal välja lastud madal. Nii et... No selles mõttes tead, kui sa mõtled Eesti peale, siis meil võiks droon vapi peale. Nagu internet võiks olla vapi peal. Nii, aga nüüd me saame teada, mis on Mosambiigi lipu peal. Lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet. Nii, lähme järgmise küsimuse juurde. Ja jõuame siis Lasnamäe, see arhitektuur, mis meil siin taga... Vabandust, kas kõik küsimused on Lasnamäega seotud või? No, mis sa arvad selle tausta kohta, kus sa istud praegu? Me oleme nagu parmud seal puu all, hängime. Mitte ainult seal pildi peal. Teeme siis siukse küsimuse. Teeme, mis on Lasnamäe hüüdlause? Kui sa tahad nii väga Lasnamäega... Oda veel! Kas see on ametlik või mitte ametlik? Ametlik. Mis see sinu mitteametlik on? Töö teeb vabaks. Töö teeb vabaks. Väga hea. Puntso, kui sina peaksid Lasnamäel ühe slogani tegema. Slogani. Ma mõtlesin, kas see oli vihje nagu Puntso Ei, sest ma olen kuulnud linna pealt, et Puntso pidi nagu Ei, see on kolmas Saaremaa praam, aga... Järgmine saade ongi selle kohta. Nii, aga mis sa teeksid? Mis oleks see slogan? Vähem eestlasi. Vähem eestlasi. Tabav, aga mis on nüüd ametlik? Ametlik... Fašism, nii ma ei oska vene keelt ju. Kes elavad? Noh, ma ei tea, mis see võib olla. See on keegi lihtsalt välja mõelnud kuskil linnavalitsuses. Keegi sai raha selle Lasnamäe osa valitsuses. See on mingi reklaamiagentuur. Welcome to Lasnamäe. Eks nad proovivad seda muuta natukene humaansemaks kohaks, kui see välja paistab. Ja Lasnamäe koht päikese all või mingi... Ma ütleks, et see on pigem, nad vaatavad tuleviku poole. Ja nad vaatavad pommiauk. Siin on pommiauk. Palju vähem plahvatusi kui 90-ndatel. Positiivne. See on ilus mõttekäik, see oli
tore. Täiesti vale. Ilmselgelt, aga lähme punase tiimi poole. Vaatavad tulevikku. Lasnamäe peremees tuleb varsti tagasi. Lasnamäe vaatab Viiri poole. Ma arvan, et Lasnamäe, siit on võimalik Piritale kukkuda. Lasnamäe parem tulevik. Lasnamäe lootus elule. Lootus elule. teate, et äkki jääd ellu lootus. Õige vastus on julge unistada ja teostada. Lootuselule. Ma ei usu, et kõik ma oleks jõudnud siin. Mul on plaanis seda isegi otseselt küsida, aga kuna siin tuli kommentaar. See on jumala äge istuda oma 16. korruse betoon kirstus. Julge unistada. Varsti sa saad endale lööktrelli ja saad selle augu lakke lasta ja sinna nööri. Või siis liftiga kedagi. Kukud alla kõnnid ise kiirabisse. See on veel üks väga lõbus lugu, mis ma olen televiisorist näinud. Oli üks poiss puiatus, kes oli proovinud 3 korda enesetappu teha, aga ei saanud hakkama. Ja siis ta lihtsalt nagu leppis eluga. Ei no, ta pani ennast nagu oksa külge, oks kukkus alla, pani ventilatsioon kukkus alla. Siis ta ei saanud saagi käima. Täielik luuser ühesõnaga. Täielik luuser. Ja nende positiivitest sõnumitega me läheme edasi järgmise küsimuse juurde. Ja siit tervitaks meie sponsorid Optibetti, kui põõk kasvab suureks, hüppa kraavi. Millegi pärast McDonald'sit juun, aga see on ainus muusika, mis mul peas on. See on jah sinu jäetis auto, aga järgmine küsimus. Räägime kodudest ka, see ei ole ainult Lasnamäe kodudest, aga see on niisugune slaavi uskumustest pärit. Vaip. On vaip seinal. Paljudes kodudes slaavi uskumuste järgi on domovoi. Domovoi on siis koduvaim. Majavaim, koduvaim. Majavamm. Me mängime sõna mängu, see on teine mäng, see ei ole see formaat. Aga olemuselt on ta niisugune, sest ta võib olla ka korteris. Nagu palju Lasnamäel on kortereid. Siis igatahes tegemist on siis koduvaimuga, kes aitab kodustes toimengutes ja asjades tihti peale, võtab oma omaniku välimused asjad, aga ta ennustab ka tulevikku oma tegudega. Ja nüüd mul ongi paar asja, mida domovoi teeb ja te proovite öelda mulle siis, mida see ennustab. Näiteks, kui domovoi kustutab küünlad ära, mida see tähendab? Seda, et keegi on kohe suremas. Kohe nii kindlalt tead? Nagu eluküünal ja... Mina ei tea selles suhtes, kui poeetiline ta on, lihtsalt seda ta ennustab. Küünal kustus ja elu läinud, ühesõnaga. Endiselt mina ei pane domovoi suhu sõnu. Seda, et ta mingi kuredi venekeelset luuletus selle esitab. Ta lihtsalt kuredi läbi keegi sureb kohe. Nii? See ei ole päris õige. See ei ole surmaga seotud. See oleks masendav, sest mõtle, kui see iga õhtu paned küünla põlema. Ja see ongi Lasnamägi ja see on mingi vaim. Sa ei pane ise, see on see domovoi paneb. See on see, kui nagu sul põlema ikka paned, aga siis ta kustub. Domovoi kustutab. Ja ehk siis see on tõlge, kui ta niisama küünal ära kustub. Ilma, et sa ise ilma, et otsa saaks ka, et küünal läbi saaks. Mis see nagu tähendab? Seda, et aken on lahti ja tuline. Võib-olla uus aken oleks. Domovoi ennustab, et sa oled rott, kes elab Lasnamäel. Tuleb haigus, sa said küll. Kaarglas parandab, väike reklaam on ju. Mis see võib tähendada? Surma see ei tähenda. Seda me saime teada. Et on aeg kolida. Aeg on kolida. Jaa, aeg on edasi liikuda. See on sama punkt väga erinevalt esitletud. Siin on palju tuult, sul on aknad ei pea enam ammu, aeg on liikuda. Liigu edasi. Okei, ma ütleksin, et see on nende vastus on natuke lähemal. Õige vastus on see, et see tähendab, et midagi halba juhtub kohe. See ei tähenda kohe, et surm on, aga see tähendab see nagu halb enne. Mingi pahandus on kohe tulev. Suhteliselt ebamäärane domovoi, et ta nagu jätab selle sinu teadusesse. Mingi kontrollimatu sitt ütle mulle, kus autos, kus pagasnikus on laip, seda ei tea, aga põrn on sul valu. Ma näen rohelist. Värgad ja valetajad. Nii. Ma annan neile pool punkti selle eest, et te teaksite.
Neil on vaja seda, aga sa annad neid punkte ja maksamakse sama aeg, see on väga hea. aga mida tähendab see, nii, kui Tomovoi hõõrub lahti. su kammipiisid? mis asju? Niimoodi või? Tõmbab või? Kammipiisid ja tõmbab. Kas see Harja neid juppe ka. Kuidas sa seda teadma peaksid, et ta seda teeb? Kas sa kuuled seda? Kuidas see ennast märku annab sulle? Kuule, jah, sinise sa ei peagi nagu seda ise aru saama, sa tead hinges, kui Tomovoi on su kammipiid näppinud. Issand jumal, siis on see märk sellest, et aeg vaimuhaiglas ennast sisse liituda. Mina arvan, et sinise tiimi puhul, kui Tomovoi kammipiid näpib, see tähendab seda, et juukseseerum töötab. Sa oled armunud siis. Armastus tuleb. Tead, sa ei ole väga kaugel sellest. aga Ennustab rikkust. me väga proovisime, me läheme edasi, aga me tuleme varsti tagasi. Mariel on see formaadiga natuke segadus. Ma olen nagu äksi täis, ma tahan vastata. Ei, see on väga hea mõtting, ma sellepärast suunangi. Me oleme näinud siin saates, kus tavaliselt vastatakse enne kaptenit kohe ära. Nii et selles mõttes sinu jaoks on see praegu isegi võib-olla positiivne, et sa saad ise enne oma vastuse ära. Aga sinine tiim. Mis on teil vähe? Ma arvan, et see loogika on see, et eelmisel surm oli liiga spetsiifiline, et vist midagi halba vaata ja nüüd Sander ütles, et see kammi kuradi pii või igas sõna Karl välja mõtles. Kammipii. Need väiksed vaata iga jupiken on kammipii. Sina teeskled, sa tead, et kammil on piid, iga päev ütlen, mu kammi pii on kuidagi, selle kammi piid on läbi vist. Kammi pii läheb katki. Mul on üks teooria käimas, sellest läbi see ei ole vastus, see on lihtsalt teooria. On see, kui see on armastusega seotud kammi pii, äkki see tähendab, sa oled biseksuaalne? See on lihtsalt üks teooria. Sa arutad ja paned vastuse lukku. See on lihtsalt üks teooria. Aga nagu kes või mis sul tuleb siis vastav laps või? Kui küünal tähendas halba, siis kammi pii tähendab head. Nad ei olnud oma armastusega piisavalt spetsiifilised. Okei, see tähendab, et sa lähed mehele. Homme. Homme. Kell 4. Jah, sest et... Kammi piide järgi saad aru. Mitu piid on, mis kell on? Jah. Et mitu pii seda... Abieluga äkki seotud midagi. Jah, siis ongi äkki. See praegu. Ja ma mõtlesin, kas seal on veel. Te jõuda samasse kohta lihtsalt erineva ajaga. See on kihvt näha seda. Ma olen kaugemal ka. Ei. Paneme lukku, mina ei tea. Paneme lukku, et me ei tea. Aga kumma variandi, kas abielu või abielu? Nagu sellest just koos ütlesid. Ma ütlen, et tegelikult me võtame selle konsensuse kuldse kesktee, et abielu. Abielu. Õige vastus on abielu, et varsti abiellutakse. Palju õnne. Abielu. Täis punkt lausa. No nii. Koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet. Aga teeme täiesti uue küsimuse siis. Täiesti uus küsimus või? No teeme ühe täiesti uue küsimuse. Võlu meid ära, teeme midagi põnevat nüüd. Teeme midagi täiesti teistsugust. Nii. Karl läheb ära. Karl tuleb ise sealt. Lina ripub juba siis. Karl läheb sinna üles ja tuleb ise selle linaga alla. Mitmenda korruse juures see rehv. See näeb praegu küll välja, nagu meil üks ühistu kohas. Veits vähem piina lihtsalt. Ühel ilusal kevadpäeval. Omas keegi pani grilli tööle, Tigran ka siin. Lükkab saiakesi. See praegu, mis Kaspar üksi selle rongi peal hüppas. Kus te jäite? Ta on ju varda keerunud. Ta tuleb meile varsti küll. Kuule, tead, selles võib hästi küsimegi järgmise vastavalt sellele. Nii. Teate, kui suur tükk ajab suu lõhki, siis mis juhtub kalmaariga, kes liiga suure tüki toitu endale võtab? Hakkab tinti pritsima tagant. Nagu sina. Ei, nagu... See oli vihje haigustele. Kaari, sina ei saa kellegi haigustele teha. Sa pritsib praegu tinti. Kalmaar vajub põhja. Raskus all, mis ta enda sisse nahmind. Väga loogiline vastus. Väga loogiline. Väga kihvt mõttekäik. Lahenduskäik oli, vaata, Kaspar algus rääkis lahenduskäikudest, et annab nendest punkte, aga ta ei ole seda seni teinud. Ja, kus on need punktid? Ei, ma rääkisin, et kui on luistakas. See oli loogiline. Jah.
kui ta See on oleks naljakas. lahe põhja vajunud, saltoga põhja vajunud, põnev. Aga sinine tiim. Vot see, et kui Lasnamäel kalmaar liiga palju sööb või? Mõelge Lasnamäe kalmaari peale. Kalmar. Et Kalmaar. kui kalmaar liiga palju sööb, mis temaga juhtub? muidu on ütlus, et suur tükk jääb suu lõhki. mis kalmaaride kohta mingeid fakte ka on huvitavaid või? Me isegi ei tea, Me milline. praegu ühte proovime teie ette tuua. Ahah, ei ma mõtlen, kas on mingid veel, kalmaaril ei olnud mitu aju või? 8 jalal on 3 südant. Aga mõtle, milline on kalmaari aju? Väike. Väike, pisik aju. 8 jalal on mitte, jah. Ja siis ta sööb Poolik, jah. liiga palju. Siis ma ei tea, mingi need kombid seal lähevad kikki või midagi. Kikki sa tead, aga piid ei tea, jah. Ilmselgelt. Üks neist on igapäevaselt kasutuses. Mina ei tea, mis Kambi kikki pole on. keda ei kuulnud ütlemas. Või siis äkki ta sööb nii palju, et nüüd ta jääb pinnale. Aga ta ei lähe põhja, või ta läheb üles. Et isegi kui ta tahab alla minna, tal on kõht nii täis, et ta on liiga nagu... kiirelt ütles õige, nad oleks andnud, ütlenud, et see on lähedal, aga tegelikult ei Kas nende kord ei ole juba läbi või? Me arutleme. Rahu, Maria, rahu. Me ei ole midagi pakkunud, me lihtsalt arutleme. see on see lustakas mõttekäik osa Maria peal. Vaata, mehed mõtlevad. Naine alati pakub, aga mees enne mõtleb natuke, enne kui ta ütleb. Te olete liiga aeglased selle saate jaoks. Aga võin teil... Te olete liiga aeglased, palju parem on Maria variant enne karjuda midagi suvalist, enne kui me hingatagi. Just. Te saate põnevaid fakte teada. Need laud näeb välja, Anna sulle vihje. nad läksid koos sööma ja siis Sandri ei lastud öelda, mida ta sööb. Lihtsalt naine ütles, et ta sööb salat. Anna teile vihje. Kalmaari aju on siis nagu sõõrik. Sõõriku kujuga. ka suur tuleb peale. Ma ei tea, Täidetud sõõrik on siis. mis ta lõpeb ajuga midagi, järelikult see on ajuga seoses, mis ta läheb veel lollimaks. Mis kõik see, mis ta liiga palju sõi, läheb sinna sõõrikusse ja siis tal... Tuleb paha tuju Kalmaari Kalmer Käsna Kallest. Äkki ta tuntud muutub... kalmaar. Jah, ainuke, keda ma tean. Tegeleb burger, ei, tema ei olnud burgeri kohas oli. Ma ei ole näinud. Ei, jaa, töötab küll Käsna. Aga kus Ma kohas? olen neem. Ma arvan, et mina ütleks, et tal läheb tuju halvemaks. Ja see on Seda seotud vastust sellega, ei et sa ütlesid, toodud et nii neil kaua. sõõrik ajus. See on see, mis me kokku paneme. Neil on sõõrik ajus ja siis sõõrik läheb sinist värvi ja tuju läheb alla. See sõõrik on neil nagu Simsis nagu värvi järgi näitab, mis tuju on. See on kõht nii täis, et ta on nagu halb. Siit on mingi punkti lõhn on üleval, aga mitte õige vastuse eest. Nii palju me võime öelda. Kas te tahate midagi veel pakkuda või me läheme edasi? Jäid magama? Tudu tulme? Ja me tahame pakkuda. oot, rahune. Väikime niimoodi, et ma annan sulle väikese nagu... Te arutage ka. Proovime. Ja, proovime. Vaata, see, kuidas Karl küsis 2 korda, Ja, et lõhki, midagi läheb lõhki. Ja. On ju. Ehk siis kas ta kogu pea plahvatab või ta aju plahvatab või mingi... Või kui see on sõõriku kujuline, siis see on nagu paistes ja nagu... Nii, edasi. Mõtle kalmaari kuju peale ka. See mõte, kus sa juba jõudsid, oli juba õigel Ei, ma teel. räägin, ta plahvatab. Aju hall ollus lendab kõrvadest välja. Niimoodi teeb. Ja ma ei usu, et ta lõhki läheb, ma arvan, et ta lihtsalt muudab kuju, et seda aju on nagu näha siis eest sõõriku kujulisena. Vau, see oleks päris lahe. Siis ta sööks kalmaari ka. Aga mis on õige vastus? Äkki sõõriku kujulisest Tulge. keskelt tuleb seda kreemi välja. Tead, enam-vähem, see aju on tal ümber kõri, see sõõrik, eks ole. Mis tähendab seda, kui ta liiga suure tüki võtab, siis ta saab ajukahjustuse. Ta lihtsalt muljub oma aju ära. Et see peab olema liiga suur tükk, et see plahvataks, aga jah, ta võiks välja voolata. Aga see, nii suurt ta ei ole, nii et ma 0 punkti kahjuks. Jah. Aju on kaelas. Me püüdsime. Ümber kõri. Te proovisite. See on lihtne küsimus, te proovisite. Te olite üllatavalt lähedal vahepeal, mis on isegi huvitav. Aga lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Lähme ja ma küsiksin, loomariigi juures lähedal oleme. Miks ei tohiks mesilaste juures kunagi banaanimaitselisi asju süüa? Nii, mesilane, banaanimaitselised asjad ei tohi kokku minna. Miks? Oli see banaani maitselisi? Jah. Mitte... Lõhn võib olla banaani oma. Söö banaane palju tahad?
Aga maitse ei tohi olla. Nii kaua, kui ta ei ole banaani maitse. Oota, see on mingi, kas see on seotud sellega, on ju, et see, kuidapidi see on, et see banaani maitse, mida me kasutame, ei ole banaaniga seotud ühte või teistpidi, et kas see, kuidapidi see kas see vili on ära vahetunud või see maitse on ära vahetunud, aga et see, mida me nimetame selleks maitseks, ei ole tegelikult see, on ju? Ja siis see keemia ajab nad nende mingi suguhormoon või mingi kuradi käkk. Siin ka üks suguhormoon muutis kuju vahepeal. See, kuidas sa räägid, et see on see, mida Karl tahab näha kogu aeg. Need punkte hakkas tulema nagu kui jackpoti sa top-tipetis kõll. Ja sul on õigus see, et see, mis on banaani maitseline asi, see vili on tänapäevaks välja surnud. Me kasutame välja surnud vilja maitset. Ei ole päris, sellepärast banaani maitselised asjad ei tundu ka nagu banaan. Aga see ei olnud päris see, et nad sugu asja see ei mõjuta neil. Aga midagi. Anname edasi. Läheme sinised inimesed. Yes, okei. Mõttekäik. Mu esimene mõte on see, et see keerab mee perse lihtsalt. Aga miks ta peaks? Mingi nende GPS-süsteemi sassi. Ei, miks meid üldse huvitaks see küsimus on sellepärast, et see mõjutab kuidagi meid inimestena, ma arvan. Muidu see oleks isegi tulnud lauale vaata. Sest me inimesed oleme nii isekad, et ainult siis, kui see mõjutab meid, ehk siis mesi, ehk siis miks nad ei tohi banaani, äkki nad muutuvad vähem produktiivseks, äkki see teeb neid viljatuks või äkki see joovastab neid kuidagi. Ja siis nad nagu puhkavad. Ma ei tea. Aga sa ei tea. Mees, kes ei võta vastutust. Siin läks üle isiklikuks juba. Mees, kes ei võta vastutust. Aga see oli põnev mõte. Maksa alimendid ära. Meil on vaja su alimentu. Selles mõttes sul on küll, et see mõjutab inimesi kindlasti. See mõjutab inimesi kindlasti. Et see sunnib, see banaani maitse sunnib neid inimesi ründama. Teeb agressiivseks oleks. Sest jah, see on mingi see... Ja see on teie vastus on, et see muudab mesilased agressiivseks. Kas see lõhnab nagu see asi, mida nad ise lasevad välja, kui on hädaolukord, et see on hästi sarnane nende mingile feromoonile, mida nad kasutavad oma grupi juhtimiseks? Vaadake, see on nüüd see, kus neil oli õigus ja sul on täpselt õigus. Nii et me paneme punkti siia ja pool punkti veel siia otsa. Niipidi peame kahjuks tegema, seal oli vastamise korda, aga väga äge. Me tulime eelmises küsimuses palju paremini või selles küsimuses palju paremini välja kui eelmises. Täpselt, see on see sama feromoon, mis on. Ja see tähendab ka seda, et kui te olete kuskil nii-öelda mesilaste lähedal ja tunnete seda banaani, võid seda ja jookse nagu sa kohe on sul probleem, et see on sama tugev, et sa tunned seda ise inimesena ka. Et see väike nagu õppetund kõigile. Oled suvel, tunneb banaanimaitselist asja, sul endal ei ole, mine ära. Kuidas sa avastasid selle, Karl? Kas tahad sellest rääkida, kus sa talu käisid? Karl käib ekspeditsioonidel, ta õpib, ta räägib loomadega, ta katsetab ja tal on igast erinevad maitselisi asju. Aga see oli väga hea küsimus, Karl. Siin ta ei kiidete palju, sul on alati tavaliselt hästi lollid küsimused, aga see oli nagu hea küsimus. Aitäh. Ma ootan, kus pärast tuleb, aga... Koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet. Kas küsin veel? Ma arvan küll. Kuule, kui just hakkas küsimused meeldima, said komplimendi, nüüd ei ole see aeg, kus lõpetada. Nii et pane mingi uus ja põnev küsimus. Teeme ühe põneva. Mis asutuses pestakse põrandaid Coca-Colaga? Coca-Cola, põrandapesuks vajalik. Kus kohas? Nii ma näen mõlemad tiimid mõtlevad, kes esimesena hakkab vastama. Ma tean, kus peaks pesema. Kus peaks? Kus kohas? Räägi meile, Hendrik Puntso, sina teed paljudes asjadest väga palju ja nüüd on see koht, kus sa tahad seda teadmisi kõigiga jagada. Maximas. Ja miks? Sest et olete tähele pannud, et seal haiseb alati. Ja Coca-Cola lõhn oleks parem? Ja liis on Coca-Cola lõhn. Kleepekas? See teeb puhtaks ju. Teed veega ka üle. No ja selles mõttes vaata öeldakse, et lase mingi see, kes on selles torustikku endal seda. Aga see oli... Me vaatame erinevaid TikTok'e. Mul on juba vana. Mina olen kuulnud seda, et kui sa jätad hambad ööseks Coca-Colas, siis sa oled hommikuks uppunud. Maja vaim ütleb, et... Tamavõi on seal. Selleks, et seda lahustada neid hambaid, tegelikult sa pidid ka elektrit sinna sisse. Aga see oli nagu nali. Jaa, aga ma lihtsalt ütlen, et kui sa oled selles situatsioonis... Okei, nüüd läheb juba isiklikuks. Nüüd läheb ma kuskilt on piir. Rahukarl, nemad on saatekülalised, neil on kõik hästi. Ei pea punkte maha võtma. Ei pea.
rahu, kõik on hästi. Nii, aga mis tuleb vastus? Kus kohas peaks pesema Coca-Colaga põrandaid? Pestakse. Ja on, kui ei pese, siis on ohtlik. Kas see asutus on nagu mingi suurem asutuse osa? Me veel vihjetini ei jõua, me ootame esimese vastuse ära ja siis on teie kord ja tuleb vihje ka. Pese, siis on ohtlik. Aga see on nagu asutus, mitte nagu geograafiline kus, vaid asutus. Ei, see ei ole koordinaadid, jah. Selge. No mul läheb pea sinna, et haiglas, aga nendel on tõenäoliselt paremaid hügieenivahendeid kui Coca-Cola, ehk siis ei ole haigla. Selle ma olen välistanud. Alustame See ei ole Maxima ega haigla. Töötame väljas siis. Aga kus on ohtlik? Mis üldse on veel peale Maxima ja haigla olemas? Ega palju ei ole, Kuressaares mitte, aga mis see on? Ma ei tea, miks, aga nüüd mul kuskilt viskas jälle... Pendli Hendrik on bensiinijaamas midagi, et ei läheks põlema, vaata. Ma mõtlesin ka, et midagi autodega. Ehk siis kas garaaž, töökoda, midagi siukest, aga... Auto, garaaži, bensiinijaama, töökoda. Aga need ongi kõik ühel. Nii? See kõlab, kui te räägite autoga nende garaaži, kas sellepärast ongi põhjus, et igal pool sa näed vanades kokapudelites mingit bensiini või? Vähemalt minu kodu juures oli alati. No sa elasid Lasnamäel, seal oli igal pool. Sa praegu ehitad meie narratiivi, Karl, kui see nüüd vale on, siis... Kahjuks on vale. Aitäh. Aga tore mõttekäik. Aga lähme punase tiimi juurde. Soovite ka kohe vihjet? Kõigepealt vihje, okei. Sa oled juba ühe vihje andnud oma sellega, et see on see kleepuvuse asi. No see on see asi, see sinu surnukuur ja kõik need on jumala hea pakkumine, aga see ei saa olla päris, sest see peab olema mingi päris keemia. Kas see on siis ehitusega midagi seotud või? See on mingisugune, mingi täitsa pask, mingi appi. Ma võin öelda, et sellel on inglise keeles termin cooking, ehk siis kuidas seda kokkamine. Aga kus kohas sul on kleep? Sul on vaja, et hiljem midagi sinna kinni jääks. See on üks asutus ja mõnikord ka ühes teises asutuses, kui selle tegevuse tegemine toimub. Prügiga seotud midagi. Tapamaja. See on mingi haige vastus. Ütle vist mingi suvasõna. Ma ütlen, et Lasnamäel seda ei ole. Võib-olla isegi on. Kas Tallinnas on või? Aga asutus Tallinnas on ja asutus selles suhtes on põnev, et seda asutust on vaja nii lastel kui täiskasvanutele, seda saad teha lapsena. Wismari haigla. Oota, lõpetame lausa. Ütleme siis seda asutus kui sellist on, seda võib kasutada nii lapsena, täiskasvanuna. Seda saab isegi, kui sealt väga hästi teha, seal on isegi elukutse võimalik sellest välja kasvatada. Jah. Seda tehakse ka natukene, mõned teevad seda trennina. Batuudikeskus. Me liigume õiges suunas mõttega. Ronimissein. Aga me läheme sinise tiimi poole. Mis asutuses võiksid minna, kus on võib-olla siis huviring, midagi sellist? Et seda teevad lapsed, täiskasvanud võiks nimetada trenniks isegi. Ja seda on võimalik isegi elukutseliselt teha. Lihtsalt okei, see on mingi spetsiifiline... Mitte seda asutustega, seda läbi selle asutuse sul on võimalik siis saada elukutseliseks selle asja tegijaks. Ja ma mõtlen, mis tegevuse jaoks on tähtis see, et põrand ei oleks liiga libe, sest nad ei pese, ma ütlen kohe, et see ei ole ainult Coca-Cola, tavaliselt pannakse üks purk Coca-Cola pesuvees. Küll, no. Ma võin vihjen öelda, et Karl ei ole seda teinud. Okei, siis kõik spordi. Ma eksin, jah. Karl on seda teinud ja ma saan video. No, majas ei taha, et libe oleks. Stripiklubi. Aga seal on nagu... Lapsed teevad seda ja on elukutse. Ei, aga neil emmed. Aga seal on nagu nii naturaalselt kleepuv. Seda küll, jah. Uisuväljak. Rulluisuväljak. Ta on kunsti ja spordi vahepealne. Aha, ma oleks kurling pakkunud, aga siis kindlasti. Ta on rohkem kunsti. Kurling on rohkem kunst, jah. Nagu see tegevus on ikka kunst. Nii, kas tuleb mingi... Me peame ja vaikselt sinna vastu. Bowling. Mis tuleb siit viimane vastus? See ei ole sport ikka. Maadlusmatid. Maadlusmatid. Maadlus? Sinul on üks vastus. Minul on... Viimane vihje kiiruse peale. See on tegevus, kus varbad saavad väga palju kahju. 3,
iluuisutamine. ballett. ronimine. Ja tuli ära viimasel hetkel balleti balletikoolides ja balleti jaoks. alati teadsid ju. Terve aeg teadsid seda. jah, me spordi ja kunsti vahepeal, see on tõesti. jah, rohkem kunst kui sport, aga see on väga füüsiliselt nõudlik ala. On ikka retssport nagu. See oli väga lõbus küsimus. Need inimesed katki. On. Ja meil on palju paremini. Meie siin oleme terved, tugevad, elujõulised ja rõõmsad. Hindu täis. See üks mingi ETV balleti nokkimise. See 1.30 sekki alla. See mustvalge seep ja filter peale. Retssport. Sellest tahaks klippi, jaa. Väga hea, aga ma arvan, et me oleme tegelikult üldse jõudnud sinna kohta, kus on aeg teha meie tänase saate viimane küsimus. koomikud ja küsimused toob teieni OpTibet. Tuletan meelde, et kaotaja, võib-olla kas see on auhind või mitte, läheb koju sellise vahva võileiva grilliga. Võitja ei pea seda endale koju viima. Kas sa üritasid oma pead just sinna vahele? Kaspar on ikka täiesti allaarne. See Lasnamäel pargis istumine ei mõju sulle hästi. See on ja natuke keeruline. Ole ja vahvelkikerpidi. Nii, aga hakkame seda ühiste koosolekut kokku tõmbama ja teeme viimase, seda punkti seisu vahepeal. Ma teen korra, jaa, ma teen siukse, pean tegema sellise. See ei ole 10 punkti peale see viimane küsimus. Kaspar Kiker-grill on väga hea. 1 punkt selle kikergrill. Miikelil väike punkt siin juurde, siin oli väike kuskile. Ma teen siin sellise küsimuse, kus on mitu punkti võimalik saada, sest meil on vaja natukene. Võib-olla kõik punktid. Täpselt see, mida Sander vihkab. Ma vihkan neid küsimusi. Miks mul on mitu vastust alati ju? Jaa, see on täpselt. Nii, aga ühesõnaga siin sellel küsimusel on nüüd mitu õiget vastust, mitme punkte on lauas. Kuulame küsimuse ja siis hakkame ükshaaval minema, ärge korraga, siis karjuge. Ja kes esimesena kõigepealt karjub, saab... Nemad saavad esimesena vastata. Nii, ja me väga vabandame nende kuulajate, kes nüüd kurvakuulapesi kaotasid. Teised, kes on meiega. Lähme edasi. Pühak Elmo. Pühak Elmo on madruste pühak. Sest tema järgi on ka pandud niisugune fenomen, mis tekib. Laevad ette. Plasma tekib. Püha Elmo tuled. Täpselt nii, aga lisaks sellele on ta pühak veel teistele asjadele. Millele on Pühak Elmo peale madruste veel pühak? Ja need on fenomenid. Tõnis Mägi. Kelle jaoks pühak? Ja mitte kelle jaoks, need on fenomenid. Selles mõttes ta oli madruste pühak, aga nüüd on need niisugused fenomenid. Võib-olla fenomen ise. Ilmalised. Ei ole. Mäletke on ütlesin, et sa tegelikult head küsimusi teed, on ju. Mida see isegi tähendab? See läheb ühed meditsiinilised asjad, mille pühak ta on. Ja fenomen. No see on selles mõttes fenomen kogemus. Inimene kogeb seda. Ta on selle meditsiinilise kogemuse pühak. Kas need erinevad asjad, mille Pühak Elmo on kõik omavahel natuke seotud või see on täiesti triviaalne nullseosega? Natukene. Ja üks asi, see on see, et ta laevade ees liigub mingi kuradi... See ei puutu enam asjasse. Selles vastus. Ta on üks näide sellest, mille pühak ta võib olla, aga need on veel erinevate kohtade, asjade, kogemuste... See on ühe sinu kehaosaga rohkem seotud. Ma ei tea, miks ma silma pilgutas. Kas see on ühe Maria kehaosaga seotud? Võib ka nii öelda. Ka teha. Tal on teine sonograam. Mul on mitu kodus sahtlis. Aga ka Marial on see organ olemas. Väike Elmole. Selleks me siia kutsusime. Peaaegu tund aega saime puhtalt tehtud. Nii, tõepoolest Maria on hea vihje siin. Mitte ainult ja kõigil on see, meil on kõigil. Jah, sellepärast ma välistasin praegu ühe organi, kui te praegu võib-olla aru saite. Jaa. Aju. Ma ei tahtnud seda. Aga sa ei saanud aru, ühesõnaga ma ütlesin praegu, et naised on nagu lollimad mehed. See, mis ma praegu ütlen. Jah, ma saan aru, jah. Okei, ühe organi pühak või? Tuleb segaseks, Miikael.
ma ei saa ammu. Ühe organi Pühak Elmo. mis on sinu ihuhädad? Mis sul juhtuvad? Ja mingi sital käimise Pühak. aga Enne kui sa vaata lähed... mulle ka otsa vahepeal. Palju nad saavad? Ei, mul ei ole vastust. Nii ei ta arutame nagu siinpool ka, saad mingi 6 asja peale, teise poole päris see. Nii, aga ma tahtsin öelda nüüd, et see ei olnud enne, kui on vaja minna WC-st, mis siis juhtub? Kõhuvalu. On üks õige asi. Näed, ma oskan ka vastata, kui mulle ette. Nii, aga lähme sealt veel edasi. 2 tükki on veel, 2 tükki on veel. Elektriautod. Elmo. Väike lisa läsi, vinkapunktid võis tulla. Aga mis on veel? Valgus tunneli lõpus. Aga lähme sinna kõhu piirkonnas. Kõhuvalu juurde tagasi, seal on veel mingid asju, mis on spetsiifilised. Veel erinevaid kõhuasju meile Pühak. On ka üks kõhuasi, kõhulähetusem asi, mis meil siin ei ole, aga seal tiimis... Emakas, lapse sünniga seotud mingi teema. Nii. Minul on emaka. Päevadega seotud. Ei, aga sünnitusega, jaa. Sünnitusega. Jaa, ma arvan, et... See on nüüd koht. See, et kui sa sünnitusel ennast täis kakad, siis kõige on Elmo. Selle konkreetselt on siis nagu koha Pühak. Platsenta. Ma ütlen siinkohal ära, et see oli sünnituskrambid, ma annan pool punkti. Ma ei selles nähtus kõhuvalu see ja sünnitus. Siit Pühak on Elmo ikka kõhuvalu, sünnituskrambid. Aga jääme sinna valdkonda nüüd. Ja viimane selles samas piirkonnas. Muidu ta oli laeva ees, aga siis ta oli nagu, et Elmo võttis kõik mingi kõhuasja. Laeva osast ei piisa. Elmo laienes. Põiepõletik. Tahate hea pakkumine, aga ei. Okei, mis on veel siis, mis siin kõhupiirkonnas, mis jamasid toimub? Kõht valutab, sünnitada on valus osadel. Meil on seda siin hästi palju ka. Sisikond. Soole see pikkus meil on mitukümmend meetrit. Nii. Ma panen juba... Soolika jumal. Soolika Elmo. Kuradi... Kõhukinnisus Elmo. Soolika Elmo, ma arvan, kõige lähedam, kuhu me jõuame sellega. Need anname siit 0,5 ära. Tuli soolika haigused. Soolika haigused. Ma tean, et te mainite ka soolikaid, aga see oli veits teine. See võiks nagu katuse terminiselt kõik mingi kõhu ja seed ja mis asjad on. Ja siis laeva ees. Ärritund soole sündroom. What's up? Tere Elmo. Elmo. Nii, kas sa oled vahepeal punktid kokku? Ma olen punktid kokku pannud ja ma tean, kes meil võitis. Aga ühesõnaga meil on võit. Kas oli selge võite või oli napp vahe? Väga selge. Väga selge võite. Nii, aga... Kuigi mõlemad tiimid said miinuspunkte. Me oleme sellega kausad ikkagi. Mõlemad suutsid siin ikkagi väga lolli asju. Tähendab... Suutsid eksida. Aga tuletame siis meelde, et kaotajale on auhinna välja pannud Optibet. See on siis nendel kontorisse vedelema jäänud vahva võileiva grill. Aga enne kui me saame teada kaotaja, on meil vaja teada, kes võitis. Ja võitja on täna, nagu siin kombeks on olnud Punane Tiim. Palju õnne, Sander, palju õnne, Maria. Ja palju õnne ka võileiva grilli omanikele Mikael Meemaa ja Puntso. Ja võin öelda, et punktiskoor lõpus oli 7,5 ja kaotajatel 4,5. Siis oli tõepoolest... Ikka pika puuga saite. Ära praegu enam ei ole. Ühesõnaga, siin rapugi pannakse veel soola haava peale, aga nüüd ongi aeg kokkuvõtte meie tänane saade. Suur aitäh, et olite meiega, suur aitäh, et kaasa elasite. Teeme nüüd ühe korra veel suure aplausi meie saatekülalistele tiimidele. Kõigepealt Punane Tiim, meie võitjad täna Sander Õigus, Maria Sepp. Nende vastased Mikael Meemaa, sinise tiimi kapten koos Hendrik Puntsoga. Küsimused valmistas nagu meil ikka meie küsimuste meister Karl-Alari Varma. Aitäh, Karl! Juhei! Ja mina olin meie saatejuht Kaspar Vikerpill. Järgmise korrani!